Ja aitäh, Heli, et ma siis tervitan kõiki, natuke tutvustan ennast, et mina siis Kersti Kivirüüt, töötan praegu Narva Eesti Gümnaasiumis sotsiaalainete õpetajana ja olen hariduses olnud siis nüüdseks üle 20 aasta erinevates ametites ja siis selle kõnealuse teemaga ma intensiivsemalt, õpimärgid täpsemalt ja mängustamine laiemalt puutusin esmakordselt kokku umbes 15 aastat tagasi, kui ma sattusin eeskätt just sellise noorsootöötajatele mõeldud koolitusele, mida viisid läbi siis Leedu tõelised õpimärkid, entusiastid Neerius Kreatsiunas ja Laimonas Ragauskas. Ja ma sattusin sellest tõesti vaimustusse, sest ma toona töötasin põhikoolis, väikses maakoolis, kus olid sellised natukene väga armsad, aga üsna sõgedad metsalised ja just selline mängustamine ja õpimärkide süsteem aitas hästi kiiresti luua sellise üsna sellise entusiastliku töömeeleolu ja samuti olen ma siis kasutanud rahvusvahelistes projektides ja siis ka noorsootöös, kui oli mingites laagrites ja just sellises olukorras, kus sul on grupp selliseid temperamentseid noori ja sul on vaja luua struktuuri, et nad tegutseksid, et siis on selline mängistamine ja õpimärgid väga tänuväärne vahend. Nii, aga siis ma Helile nüüd hakkan ütlema, et järgmine slaid ja siis kütame edasi, et tegelikult ma avaksin selle teema natukene laiemalt just õpetajana sellise meetodina, sest õpimärk on selline väga konkreetne tööriist. Aga kui sa mõistad sellist metoodilist põhimõtet, mis seal taga on, siis tegelikult saab seda luua igast sellisest et seda väga laialt seda põhimõtet kasutada ja praegu nüüd gümnaasiumis töötades ma pigem kasutan harva, sellepärast et oluline on siiski see sisemine motivatsioon, et sellega töötada. Et õpimärgid on oma olemuselt siiski selline behavioristlik lähenemine, selline välimise motivatsiooni üks selline väljund ehk siis mis orienteerub tasule, sellise kiirele boonusele. Nii et selles mõttes väga tänuväärne tööriist selleks, et jõuda siis ka selle sisemise motivatsioonini. Nii et see on see ideaal siiski. Et võib siis järgmise slaidi. Ja et mainisin terminit mängustamine, et mida ma seostan üheselt selliste õpimärkide süsteemiga, et mis see mängustamine siis on inglise keeles gamification, et ta ei ole mäng, ta ei ole mäng kui õppevahend, aga just nagu siin kirjas, et lisada sellist mänguliste elementide selliseid trikke siis sellistesse õpitegevustesse, aga tegelikult ka igapäevategevustesse. Et ma siis palun jälle Heli sul lükata järgmine slaid, et siin ma toon mõned näited, et näiteks selline, et on kõrvuti trepp ja siis eskalaator, et linn tahab, et inimesed ka treppi kasutaksid ja siis miks mitte teha selline klaver, et inimesed saavad siis mängida meloodiaid. Siis teisel pool on selline koristustööde arvutimäng, et näeb välja nagu selline seiklusmäng, et aga tegelikult sisu on, et kes oma ruume paremini koristab, selline võistlusmäng. Võib veel mõneid näiteid tuua järgmisel slaidil. Et igasugused lojaalsusprogrammid on näiteks mängustamise selline hea näide erinevatel firmadel ja siis üks minu lemmikuid päris nutikas, et siis Suurbritannia linnas, et suitsukonidest lahti tänavatelt, et siis kelle poolt sa oled, prügikast, kui te siin silmi teritate, et kas oled siis Ronaldo või Messi poolt, et siis pane oma koni siis hääletama koniga, nii et selliseid trikke on kasutusel, et iseenesest jah, et selline väike mäng, et aga siis selle mänguga kuidagi motiveerime inimesi siis boonuseid koguma ja siis käituma meile juhendajatele soovitud suunas. Ja tegelikult ja aitäh, tahtsin ka terve slaid, et tulles tagasi sellise õppetöö juurde, et jah, jälle pedagoogidena ikkagi me peame esmajoones lähtuma õppijast, et kui me neid õpimärke või mängustamise trikke toome klassiruumi, et siis ikkagi see õppija, et mis muutub õppijas, mis oskusi, teadmisi või hoiakuid ta seeläbi omandab. Et see tasu võiks ikkagi ei ole mitte suvaline, vaid ikkagi seotud selle õpitegevusega, mõelda, kuidas ta hiljem seda sisemist motivatsiooni mõjutab ja ta võiks olla ikkagi pigem selline positiivne, näiteks tihtipeale võib tekkida see konkurents, et see konkurents ei muutuks selliseks kuidagi ärategemiseks, et selliseid asju tähele panna. Et ma tooksin ühe näite veel siin vahele, et mis korraks mulle meelest tipsas, et mis on tegelikult hästi ka tüüpiline
vastab sellise õpimärgi loogikane, on skautlike organisatsioonide sellised märgid, et kes siis kas ise on puutunud kokku skautidega või siis Kaitseliidu noorte organisatsioonidega. Et seal on ju samamoodi, et sa pead koguma teatud tõendusmaterjali selleks, et saada näiteks seal Eesti looduse 5. järk ja siis sa saad endale siis sellise väikse märgirinda, et seal on tegelikult sama süsteem, et ei ole midagi uut. Et nüüd natukene järgmise slaidile. Et üks selline väike taksonoomia, mis meil aitab siis neid õpimärke luua või siis selliseid mängustamise tehnikaid. Et on selline psühholoog nagu Richard Alan Bartle, kes uuris umbes 7000 arvutimängijat ja siis ta nende põhjal lõi sellised karakteripõhised nagu tüübid, mis siin kirjas on. Seda on nüüd laiendatud, näiteks siin sotsialiseerujate seltskond on laiendatud seal, kes tahavad lihtsalt sõbrustada või teine tüüp, kes soovivad ka kuidagi kaaslaste parimaid omadusi ära kasutada selleks, et elus edasi jõuda. Seda on ka kritiseeritud. Näiteks öeldakse, et avastajate teatud tunnused ei korreleeru, aga ta on päris selline hea juhis, et kuidas klassiruumis tegevusi saavutada. Jah, et killers, et see ei kõla kuigi hästi klassiruumis, aga see on jah, siis kes on sellised üsna eesmärgile orienteeritud ja siis sellise konkurentsipõhise lähenemisega, et seda on hea silmas hoida. Ja siis järgmine slaid. Et kuidas siis klassiruumis seda reaalselt rakendada. Et näiteks luua probleemlahendused, matemaatikatuunnis Grete Arro ka ju väga soosib, et mitte anda ülesanded ette, vaid sellised probleemid, kuhu erinevaid teid möödi, et siis ka siis avastajad saavad seal uurida, sotsialiseerijad saavad koostööd luua. Ja nüüd, mida ka Hans Põldoja siin väga hästi rääkis, et hinnete asemel punktid ja märgid. Ja see on see tegelikult, mida ma praegu kasutan, mitte küll sellist väga struktureeritud õpimärkide loogikas, nagu me Põldoja esituses praegu nägime, et pigem sellise rohelise pastaka põhimõttega, et miks hindamine näiteks ei ole selline mängustamine. Mõtleme, aga ma panen hinded, et see on ju ka teatud, et hindamise probleem on see, et meil on ette antud 100% tulemust, mis me oleme ära kirjeldanud oma hindamispassides või siis kursuse passides, hindamisjuhendites ja me hakkame sealt alla võtma. Et mängustamise selline õpimärkide loogika on teistmoodi, et sa kogud punkte, et see on nagu siin arvutimängu tasemete korje. Ja rohelise pastaka põhimõte tähendab seda, ajalõpetajana ka, et ma pööran tähelepanu siis sooritustele, mis on hästi välja tulnud, et ma kogun neid, mitte küll nii struktureeritud, aga pigem just, kuna see sisemine motivatsioon on hästi oluline, meil on väike kool Narva Eesti Gümnaasiumis, mul on sellist võimalust individuaalselt neid häid sooritusi koguda ja siis anda sellist individuaalset tagasisidet õpilastele. Et kui on suurem kursus, et siis pigem see märgisüsteem on siin tulemuslik, et kogusid nii palju punkte, et saad siis sellise, ma ei tea, nutika lahendaja märgi, kas Moodle'isse või mis iganes keskkonda. Aga just see põhimõte, et me mitte ei võta punase pastakaga, ei tõmba neid kehvadele joontele või kehvadele sooritustele joont alla, et see ei ole primaarne, vahel on oluline seda ka teha, aga just, et see primaarne on selline niimoodi, vot see tuli sul hästi välja ja see tuli sul jälle hästi välja. Mitte ka ainealaselt, ka samamoodi sellised üldpädevuslikud sooritused, et ma nägin, kuidas sa tegite grupitööd, ma nägin, kuidas sa oskasid hästi ülesandeid jagada, võtsid selle vastutuse, et saad 10 punkti või kuidas iganes keegi neid boonuseid siis kirja paneb. Nii et see põhimõte iseenesest on väga lähedane just ka sellisele mängustamise õpimärgi loogikale, et me kogume boonuseid. Loomulikult see, et õpilased ise saavad oma eesmärke seada, protsessi jälgida ja siis avastajatele ka rollimängid, simulatsioonid, et pigem just, et luua selline keskkond, õppimist soosiv keskkond, kus siis noored saavad ise probleeme lahendada, ise mingisugust õpiteekonda käia, ise planeerida, nagu ka eelmises esitluses nägime. Ja nüüd tõesti see õpimärgid on selline väga konkreetne struktuur, mille saab juurde ehitada siis neid erinevaid süsteeme kasutades, et ma pärast näitan ka paari linki, mida kui on huvi just sellise märgisüsteemi vastu, mida saab sinna juurde panna. Aga just selline metoodina põhi on selline.
Nii, ja natukene jah, kui siin heli pärast ekraani kinni paneb, et siis ma näitan ka ühte veebilehekülge, et ma ise olen kasutanud Badgecraft.eu. See on, nagu te lõpust aru saate, see on Euroopa Liidu loodud selline keskkond, ta on tehniliselt näeb natuke võib-olla vanamaine välja, aga pluss on see, et sa saad ise selle märke disainida, sa saad luua selle tõestusmaterjali, sa saad jah, samamoodi saad selle märgi alla laadida, panna endale siis kas Moodle'isse, Studiumisse kasvõi eesti keeles, kui ma nüüd ei maininud, saab seda kõike teha. Et ma ise tegin seda ka projektides ja siis noorte kotkaste kodutütarde rühmajuhina, et seal sai siduda sedasama märgisüsteem, mis on olemas juba, oli lihtsalt digitaalselt, et sai lihtsalt ise hallata seda. Mõned sellised, jah, Open Badges ka tegelikult, et on omalt poolt ka soovitan, et kuna Hans Põldur sellest rääkis, et siis ma ei dubleeri praegu, et aga see on ka täitsa selline märgidisaini ja süsteemi loomise mõttes selline hea koht. Keeleõppes ka Duolingo toimib sama loogika järgi. Siis ClassDojo, et see on tuttav, ma ise seda ei ole kasutanud praktilisel põhjustel, et kes elas ka pedagoogina üle Covidi aja, et see mäletab, et siis tuli meie tõesti väga tänuväärselt palju soovitusi erinevate keskkondade osas ja kogesime ka seda, kui need keskkondi sai liiga palju, et siis meie vaimne tervis lõpuks kannatas ja me lihtsalt administreerisime neid keskkondi rohkem, kui sisuline töö käis. Nii et ta lihtsalt on üks keskkond, et kui meeldib, siis võib võtta kasutusele, seal on ka selline siis märkide kogumise liides, et aga pigem võib-olla tõesti, et neid keskkondi liiga palju meie töölauale ei saaks, et võib-olla inspiratsiooniallikana siis kasutada ja siis sama kehtib ka Classcrafti kohta. Ja tegelikult mängustamine ja siis sealhulgas ka siis selline õpimärkide liides ei ole tõesti uus teema, et väga hea artikkel koos selliste ka erinevate viidetega on Harno leheküljel, et ma ei tea, see jääb teile silme ette, aga samas, kui te kasutate märksõnu, võib-olla, et mängustamine ja Harno, et äkki leiate ka guugeldamisega, et seal on siis Tartu H-keskuse meeskond avab seda teemat hästi põhjalikult ja siis toob seal artiklis ka selliseid kasulikke ka linke taustud, mida saab siis võib-olla kasutada sellise inspiratsioonimaterjalina. Ja loomulikult siis pedagoogina ma ikkagi ankruna tuleks selle juurde, et tõepoolest sellise struktuurse või selline behavioristliku välise motivatsiooni allikana või süsteemina on õpimärgid hästi tänuväärne. Tõesti, kui keegi on põhikoolis, kus on sellised masuurikad, on vaja tööle panna tõhusalt või on mingisugune noorte seltskond, keda me kohtume üsna lühiajaliselt, võib-olla tõesti kursusel kusagil või laagris, et siis on see suurepärane tööriist, et aga kuidas see sisemine motivatsioon kujuneb, et selle kohta siis on mõned aastad tagasi juba sellised väga head kogumikud netis, on see õppimine ja õpetamine sari. Jah, ma ei ole pannud siia linkide taha nimesid, aga ülemine link on siis õppimine, õpetamine esimeses, teises kooliastmes ja siis on õppimine, õpetamine kolmandas kooliastmes, et kui nii guugeldate, siis leiate üles, et seal on väga head artiklid üldpädevuste kohta ja sealhulgas ka siis selle sisemise motivatsiooni kujunemise kohta. Nii, aga ma saan aru, vist ongi mul viimane slaid ja ma näitaksin seda Euroopa Badgecrafti asja, et jagaksin korraks, ma loodan, et ma nüüd ei aja seda süsteemi umbe. Ja kas nüüd te peaksite nägema Badgecrafti lehekülge ja siin lihtsalt mul on selline näidis, et ta näeb selline üsna primitiivne välja, et selline skautlik lehekülg tuli, mida ma siin katsetasin, et tegin, proovisin neid loodusega seotud märke, esimene, teine, kolmas, et see on nüüd see katselehekülg, et siin aga siin te näete põhimõtet välja, et Eesti loodus 6. järk, siis see on kõige madalam järk kodutütarde organisatsioonis. Siin on 2 rühma, mida peab tegema, et siis kuuste rühm pidi siis rühmajuhile sellised asjad tegema. Ja siis praegu, kuna see on katselehekülg, et siis siin praegu seda nimekirja ei ole, kelle välja anti, aga põhimõtteliselt siis selle päris asjal tekkis ka siis selline loetelu, kes need märgid on saanud. Ja kuna noorte podcastisse ja kodutütardes on neil endal ka seal organisatsioonis märkide väljaandmine, mis õmmeldakse neile vormi külge, nii et seda iseenesest see pigem oli rühmajuhile haldamise, et mul endal on ülevaade, kes mida on saavutanud niimoodi, et selline,
et tõesti, ütleme, ta on eraldi keskkond, mis võib muutuda, noh, tülikaks neid keskkondi palju on, aga siin te saate disainida neid märke, failina alla laadida, samamoodi nagu siis Open Badges lehekülg, lihtsalt selline ressurss. Vot nii, aga ma tean, ma nüüd vuristasin tegelikult selle mõtte ära, et kui on küsimusi, et siis olen nõus vastama, aga aitäh tähelepanu eest.